Loomine 21. sajandil. Programmi autor on ajalooteaduste ja filosoofia professor dr. Karl Bo. Tere tulemast saatesse Loomine 21. sajandil. Mina olen Karl Bo, teie saatejuht ja Texases Glen Rose'is asuva Creation Evidence'i muuseumi asutaja ja direktor. See saade on koostatud mõeldes teile ja teie perele. Täna räägime inimese erakordsusest esialgses loomingus. Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järele, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad. Inimene on väga unikaalne. Piibel ei räägi inimesest, kui vaid Aadama soost isikust. Ehkki Aadam oli inimkonna pea ja Aadam oli esimene, kelle Jumal lõi oma näo järele. Aga Piibel ütles, meheks ja naiseks lõi ta tema. Seega võib mõista, et Jumala sarnasus kogu tema sisemise tundlikkuse kõigis külgedes peab mingil määral avalduma igas inimeses. Mitte vaid Aadamas kui inimeses, vaid ka Eevas kui inimeses, kuna looming pidi olema terviklik. Alguses lõi Jumal Aadama ja Aadam oli täiuslik. Miks vajas aga Aadam kaaslast? Jumal on täiuslik ja et ta on täis armastust, igatses ta kedagi, kes oleks tema sarnane. Niisiis lõi ta Aadama. Aadam oli täiuslik. Ta oli Jumala sarnane kindlasti ka selles, et temagi igatses kedagi, kes oleks tema sarnane. Ta ei olnud terviklik enne, kui Jumal lõi Eeva. Kas Aadam võis anda nimed kõigile loomadele, keda Jumal ta juurde tõi? Ta oli võimeline enamaks, kui vaid nimesid panna. Vaadake hoolega Piiblist. Piibel ei ütle, et Jumal käskis Aadamal panna nimed loomadele, keda ta Aadama juurde tõi. Piibel ütleb, et Jumal tõi väljaloomad Aadama juurde selleks, et näha, kuidas ta neid nimetab. Aadam oli, kui mitte arvestada Jeesust, jumalikkuse tõeline, ihulikult nähtav väljendus. Ja seda Jeesusest eraldi. Ta oli suurim teadlane, kes iial on elanud. Kui kõik loomad ta eest järjest mööda sammusid, analüüsis ta nende kõnnakut, käitumist, välimust, värvi, hingamissüsteemi, elundkondade talitlusi ja iseloomu ning andis loomadele nimed. Piibel ütleb, kuidas inimene igat elusolendit nimetas, nii pidi see nimi olema. Tähendab, ta andis neile juba alguses õiged nimed. Kui kõik loomad olid möödunud, selgus, et Aadamale ei leidu sobivat abilist. Mitte, et Jumal oleks loomadega katsetanud, et näha, kas leiab Aadamale sobiva kaaslase või ei, vaid Aadam oli loodud Jumala sarnaseks. Jumal lasi kõik loomad Aadama juurest mööda marssida ja kui Aadam neile nimed oli andnud, sai ta ise aru, et vaja kaaslast, kes erineks loomingu sellisest füüsilisest mõõtmest. Ta vajas Eevat ja Jumal lõi Eeva. Eeva oli Jumala viimane töö loomisel. Pärast teda ei loonud Jumal enam kedagi. Meil kõigil, kes me oleme sündinud selle liidu tagajärjel, on olnud eelis sugu ise edasi kanda. Nii sai Eevast loomingu finaalteos ja kõige loodu tipuna pidi ta olema kogu looduse graatsia, võluvuse ja ilu esindaja. Jumal lõi ta suurepäraseks. Kas Aadam võis panna nimed kõigile loomadele? Oli umbes 17 000 põhilist eluvormide kategooriat. Nii et me ei räägi miljonitest ja miljonitest elusolenditest, kellele oleks tulnud nimed panna, sest paljud loomad kuulusid ühte ja samasse klassi. Kuid kas Aadam oli kompetentne andma nimed 17 000-le? Jälgige meie saadet ja jääge lainele, sest ma tahan täna rääkida teile ka Aadama intellektuaalsetest, vaimsetest võimetest. Aga esmalt räägime natuke Aadama oskustest. See on koopia Burdicki jäljest. See on inimese jalajälg. Me leidsime 7 sama suurusega jälge dinosauruse jalajälgedega ühes kivimikihis. Tahan juhtida teie tähelepanu millelegi erilisele. Siin on suur varvas. Selle jälje on jätnud inimene, kes suri noaaegses veeuputuses jäi laevast maha. Suur varvas
jälg sellest inimesest, kes esindas algset loomingut, keegi esimese 1700 aasta jooksul elanud põlvkonnast, ta suur varvas oli nagu meilgi. Suurel varbal on oluline osa inimese osavusel ja tasakaalu hoidmisel. See on väga tähtis. Ta füsioloogiast võime järeldada, et Aadam ja ta järglased algse loomingu päevil olid kahtlemata väga osavad ja hea tasakaaluga inimesed. Nad olid suurt kasvu. Pärilike võimete täiskomplekt avaldus kogu selle täiuses. Tegelikult leiame suuri hiiglaslikke mõõtmeid kogu looduses, kivististe jälgedes. Kõik oli suurem. Enne veeuputust elasid maal hiiglased. Mitte ainult hiiglased inimeste seas, kes minu arvates olid pärit setisoost, kes abiellus nii, et järglaste liin säilis puhtana. Mõned tuntud teoloogid arvavad, et hiiglaste päritolu võib tõlgendada ka teisiti, kuid äsja öeldud arvamus on minu seisukoht. Kuna loomismudeli järgi sobib kõik eriti ja iseäranis hästi just sellega. Niisiis elasid maal hiiglased, kui nad ei olnud hiiglased vaid oma kasvult. Selle esimese Moosese raamatu lõigu sõnastus viitab sellele, et nad olid ka intellektuaalsed hiiglased, mõistuse hiiglased. Täiuslikud intellektuaalsed võimed kandusid edasi pärilikkusega kogu mahus. Jääge edasi meie lainele, sest ma tahan teile sellest hetke pärast veel rääkida. Niisiis, olid need suurt kasvu inimesed väga osavad, kuid vaadakem teise varba otsa. See on sügavamale sisse vajunud kui muud varbad, kui suurvarvas ja rohkem kaldus. Füsioloogid ja neuroloogid teavad, et teine varvas on varvastest kõige tundlikum. See annab närvide kaudu ajusse rohkem infot kui ükski muu varvas. Ja maapinna surve korral, näiteks mudas kõndimisel, kerkib teise varba algusosa üles ja varba ots kastub mudasse. Just seda võime märgata jalajälgede puhul, mida me kaevamisel leiame. Jäljed, mis on jäänud Noa veeuputuse ajal, mis esindavad uputuse-eelseid inimesi, Aadamast veeuputuseni. Aadam muidugi siis enam ei elanud. Ta suri 930-aastaselt. Veeuputus leidis aset 1700 aastat pärast loomist. Niisiis on teine varvas mudasse vajunud suurema nurga all, mis näitab, et mitte ainult selle inimese liigutused polnud väga osavad, vaid ka ta füsioloogia oli suurepärane ja ta närvisüsteem väga tundlik. Ta refleksid olid suurepärased. On näha kõik 5 varvast, hästi esile tulevad pöiavõlvid ja märgid heast tasakaalust. Need inimesed, Aadamast veeuputuseni, esimesed inimesed, olid ka suurepärased meistrid. Siin on meil koopia ühest äärmiselt erilisest eksponaadist. See leiti kriidiajastu kaljust. Kui väljakaevamiste käigus kalju ülemine osa ära täksiti, leiti sealt see haamri pea koos tükikesega käepidemest, mis oli säilinud tervena. Te võite nüüd kalduda mõtlema, et see on üks vana kaevuri tööriist, mis oli kukkunud kaljuprakku. Hoopiski mitte. Kõigepealt, see leiti settekivimi mügarast, olles nagu sulanud kriidiajastu kaljusse, mille vanuseks evolutsiooni geoloogia ütleb 140 miljonit aastat. Tahan, et te teaksite, te võite unustada need miljonid aastad, sest on suurepäraseid andmeid, mis näitavad, et kõik need pikad ajastud kessib vaid mõni tuhat aastat. Miljonid aastad on neile vaid pandud. See on väga keeruline tööriist. Tema juures on midagi väga erilist. Tema koostises on 96,6% rauda, 0,74% väävlit, 2,6% kloori. Lubage mul korrata. Te peate aru saama, 96,6% rauda. Analüüs tehti Betheli laboratooriumis. Sama labor, kus uuriti tõelisi kuukivimeid. Seesama labor, samad töövahendid, seda eset analüüsisid samad tehnikud, kes analüüsisid ehtsaid kuukive, mille tõid kuult kaasa Neil Armstrong, Mike Collins ja Buzz Aldrin. Kui nad tegid elektroonilise mikrosondi skaneeriva elemendi analüüsi, leidsid nad, et selle haamri pea metalliline koostis on 96,6% rauda. Väga puhast rauda. 0,74% väävlit,
ja 2,6% kloori. Te ei saa seda tänapäeval järgi teha. Kui me täna ühendame kloori rauaga, saame laiali pudeneva pulbri. Aga siin on see metallilisel kõval kujul. Maailmas ei leidu füüsikalaboratooriumi, kus osatakse ühendada kloori rauaga ja saada kõva raudeseme. Selleks oli vaja väga tarka inimest või inimgruppi. Meenutage, et enne veeuputust õpetas Tuubal Kain meistrimeestele vask- ja raudsepatööd. Väga tarka inimeste gruppi, kes olid võimelised analüüsima elemente. Järelikult oskasid esimesed inimesed määratleda aine koostisosi. Nad teadsid keemiaseadusi, oskasid sepistada asju ja viia aineid tasakaalu. See on täieliku 8-nurkse kujuga, hästi tasakaalustatud. Niisiis, räägime äärmiselt targast inimesest. Inimesest, kes oli võimeline ja kohane elama selliste loomade nagu dinosauruste seltsis. Lähemalt räägime sellest mõnes järgmises saates. Dinosaurustel oli tähtis koht maa esialgses looduses. Meenutagem, et inimene oli väga osav. Ta refleksid olid suurepärased, seetõttu imestaks ma sugugi, kui ta elas suurepärases kooskõlas saurustega ja kasutas neid veoloomadena. Tegelikult elasid inimesed alguses kooskõlas kogu loodusega. Oleme illustreerinud seda sellel kaunil kaardil. Inimene oli loodud valitsema kalade üle meres, lindude üle õhus, loomade üle väljal ja kõigi roomajate üle maa peal. Inimest, kellest me räägime, inimest üldises mõttes, inimsugu, illustreerivad esimene mees Adam ja esimene naine Eeva. Nad elasid üsna erilistes tingimustes. Keskkonnas, kus maakera ümbritses laotus. Maakeral, mille suurus oli 10–12% väiksem tänasest ja kus oli tugevam elektromagnetväli. Lubage, et räägin teile pisut sellest. Inimese ainulaadsus neis tingimustes on mõistetav. The uniqueness of man is accentuated in these conditions. Kui inimene vaatles tähti ülal, nägi ta neid suurepäraselt. Võis arvestada kokku neist lähemate arvu, näha nende pöörlemist ja Piibel ütleb, et Jumal pani taevakehad märkideks, aegade, päevade, kuude ja aastate tähisteks. Päevade tähiseks. See on tõsi. Inimene oma intellektuaalsete võimete abil võis tollastes looduslikes tingimustes analüüsida tähtede liikumist, anda neile nimed, ette teada tähtede ilmumist ja hinnata taevast suurtes mõõtmetes. Aga see pole kõik. Elektromagnetväli oli tugevam. Me teame seda, kuna NASA ja USA valitsusamet on avaldanud andmeid, mis näitavad, et maa magnetväli nõrgeneb. Carl Gauss alustas 1830. aastal maa magnetvälja mõõtmisi. Ta jätkas neid mõõtmisi kogu ülejäänud elu. Kui ta suri, võtsid töö üle teised õpetlased. Ja siis Dr. Thomas Barnes, El Paso, Texase ülikooli füüsikaosakonna juhataja, kes uuris neid andmeid, leidis, et maa magnetvälja nõrgenemine, mida oli täheldanud Carl Gauss, mida registreerisid ka teised õpetlased pärast seda, maa magnetvälja nõrgenemine oli astmeline, eksponentsiaalne. Kuna tal oli info, milline oli magnetväli minevikus, võis ta kirjeldada muutuste suurust. Tuleb välja, et enne veeuputuse aegses keskkonnas tugevama elektromagnetvälja ja suurema õhurõhu tõttu võis inimene elada ja tegutseda umbes 10 korda rohkem ja paremini kui meie maa magnetväljas täna. See tähendab, et ta närvisüsteem oli tundlikum signaalide vastuvõtmisel. Oleme teinud pisut uuringuid. Tahan teile näidata, mida oleme avastanud. Kordan taas, me räägime inimese erakordsusest neis erilistes tingimustes. Me oleme ehitanud maa algset biosfääri jäljendava tehiskeskkonna, maailma esimese ülerõhulise biosfääri.
Siin on pilt minust, pean üliõpilastele loengut. See ruum on kamber, meditsiiniline kamber, mille oleme tänaseks palju keerukamaks muutnud. See on ülerõhuline katsekamber hapnikuga ülerõhulistes tingimustes. Me ei teosta katseid inimestega. Me uurime teisi eluvorme. Meil pole luba katsetada inimestega. Oleme loonud siin sellise loodusliku keskkonna, milles inimene algselt maailmas elas. 2 atmosfäärine õhurõhk, et see tollal nii oli, teame seetõttu, et kui vähendada maakera suurust 10–12%, põhjustab maa külgetõmbejõud merepinnal 2 atmosfäärise rõhu, võrreldes meie praeguse 1 atmosfäärise õhurõhuga. Kuulake hoolega. See ei tähenda mitte ainult seda, et vere hemoglobiin küllastub hapnikuga. Hemoglobiin küllastub 4 hapnikumolekuliga ja see toimub ka tänapäeval 2 atmosfäärise rõhu ja tugevama elektromagnetilise energia korral. Vaid see tähendab ka seda, et kogu vereplasma küllastub hapnikuga. Ja see on äärmiselt tähtis. See tähendab, et toidetakse ihus sügavaid rakukudesid. See tähendab, et suured saurused said elada ja paljuneda palju paremini, kui seda pakub evolutsioonimudel. See tähendab ka, et inimene võis ajumahtu kasutada täiel määral. Me oleme teinud katseid filtreeritud ultraviolettkiirguse, suurema elektromagnetenergia, pisut rikastatud hapniku ja suurema õhurõhu tingimustes. Oleme pannud sinna äädika ehk puuviljakärbseid. Drosophila melanogaster. Nende äädikakärbeste teine põlvkond elas palju kauem ja nad kasvasid 22% suuremaks. Neil avaldusid soodsamad pärilikud omadused. Lisaks sellele, jälgige hoolega, panime tehisbiosfääri lõgismadusid. Mõned rästiklased. Akistrodon, Controtrix ja teisi mürkmadusid. 4 nädala jooksul suutsime muuta maamürgi molekulaarset koostist lihtsalt seeläbi, et hoidsime neid biosfääris. See on äärmiselt tähtis. Katse tulemuste sõltumatu analüüs näitas selgelt, et need muutused toimusid ilma välis- ja vahelisegamiseta ja tugevdasid molekulaarset koostist. Põhimõtteliselt ja teoreetiliselt tähendab see, et me kõrvaldasime vähemalt osa mürgisusest. Ja see on kasuks inimkonnale. Muuseas, ka Paul ja John Crouch on kasuks olnud paljudele inimestele üle maailma, edastades siin neid loodussaateid. Ma arvan, et nad on tänulikud, kui te kirjutate ja tänate neid. Kirjutage lihtsalt loomine 21. sajandil. Postkast 2452 Tallinn 13602. Kordan. Loomine 21. sajandil, postkast 2452 Tallinn 13602. Öelge, kas teile meeldivad need saated? Ma tean, et nad rõõmustavad teie kirjade üle. Kui te soovite, et need saated jätkuksid, andke neile teada. Ja ka mina olen tänulik teie kirjade eest. Pöördume nüüd taas inimese ja tema võimete juurde neis algseis tingimustes. Mees täiuslikus üksmeeles oma naisega, need 2 elavad teineteisega üksmeeles. Siin on kujutatud ta käsi dinosauruse seljal, elamas rahus kõigiga. Lemmikloomaks suur leopard. Taas täiuslik rahu. Putukad on väga suured. Väljakaevamistel leidsime kivististest kiili. Tänapäeval on kiili tiibade siiruulatus umbes 10 sentimeetrit. Kiil on üks väga võluv olend. Nagu kujutatud siin, on ta tõeline lendav helikopter. Ta võib hõljuda, kuhu tahab ja nii kaua, kui tahab. Ja minema lennata, kui tahab. Ta on imetlusväärne olend. Lendav helikopter. Tänapäeval on kiili tiibade siiruulatus umbes 10 sentimeetrit. Kuid väljakaevatud kivistise, seda kiili kutsutakse meganiropsuseks. See kiili fossiil leiti Itaaliast. Tiibade siiruulatus on 1 meeter 25 sentimeetrit. Profi pesapallikurika pikkus, ühesõnaga. Kõik oli suurem, nii et tollal oli suuri mänguasju, millega mängida. Räägime nüüd inimese intellektuaalsetest võimetest.
Inimesel on aju, mis on võimeline mõistma universumi sügavusi, ilma ise kunagi seal viibimata. Inimesel on võime kirjutada muusikat, mida ta kunagi pole kuulnud. Luua romaane, mis mõjutavad ajalugu. Täna võib inimene mõjutada terveid põlvkondi, eriti raadio, televisiooni ja ülemaailmse infovõrgu kaudu. Inimesel oli tollastes tingimustes suurepärane töökeskkond. Tahan kirjeldada teile, teie jaoks, inimese mõningaid unikaalseid võimeid. Teil on umbes 100 miljardit ajurakku. 100 billion brain cells. Igal nendest ajurakkudest on 50 000 närviühendust teiste ajurakkudega. Te olete suurepäraselt ehitatud, vaimustavalt loodud. Igal sekundil, mil te midagi uut õpite, võtab teie aju vastu, töötleb ja annab edasi rohkem kui 100 miljonit signaali sekundis. 100 million signals. Now, did you get that? Kas te saite sellest aru? Teil on rohkem kui 100 miljardit ajurakku. Igal neist on keskmiselt 50 000 närviühendust teiste ajurakkudega. Igal sekundil võtab teie aju vastu, töötleb ja annab edasi enam kui 100 miljonit signaali kogu teie ihust. Ta kontrollib ja juhib kõiki füüsilisi ja anatoomilisi toiminguid. Toimub see automaatselt. Kui te õpite midagi uut igal elusekundil, seostades ja võrreldes seda juba varem teadaolevate asjadega, kordan veel kord, siis see toimub automaatselt. Teie aju seostab ise kõik uue, mida te õpite, automaatselt sellega, mida te juba teate. Võib-olla ei pea te ise seda meeles, kuid see jäetakse mällu alles. Kui te õpiksite igal sekundil midagi uut, seostades seda sellega, mida te juba teate, kuluks teil rohkem kui 3 miljonit aastat, et ära kasutada kogu oma aju maht. Tegelikult aga ei õpi te midagi uut igal sekundil. Tegelikult mõtleme me 24 tunni jooksul keskmiselt 10 000 mõistele. See tähendab umbes 1/4 võimalikust. Seega 3/4 ajast jääb puhkuseks. Hästi. Sel juhul tuleks hoopis 3 miljonit aastat korrutada 4-ga, mis teeb kokku 12 miljonit aastat, et kasutada ära kogu oma aju maht. Kuulake nüüd hoolega. Need on tänase saate viimased minutid. 6 nädalat enne sündi kaotasite te pooled oma ajurakkudest. Tegelikult teie ja ka mina pärisime geneetiliselt enam kui 200 miljardit ajurakku. Viimasel 6 nädalal enne meie sündi toimus tohutu ajurakkude juurdekasv. Meenutagem, et meie elukeskkonnaks on ühe atmosfäärise õhurõhuga maa. Ühe atmosfäärise rõhu korral külastub hapnikuga vaid verehemoglobiin. Laps, keda ema armastab ja valmistub sünnitama, kannatab samal ajal tahtmatult hapnikuvaeguse all, sest ka ema kannatab hapnikupuuduse käes. Rakud, ajurakud surevad 4-6 minuti jooksul, kui nad ei saa piisavalt hapnikku. Niisiis on meil 100 miljardit lisarakku ajus ja neil on piisavalt ruumi. Kuid hapnikupuuduse tõttu kaotame me neid. So here we have 100 billion additional brain cells, and there's plenty of room for them, but we lose them because we're oxygen deprived. Aga kui te oleksite sündinud enne noaaegset uputust, algses keskkonnas, Aadama ja Eeva päevil, enne veeuputust, maailmas, kui õhurõhk oli suurem ja kogu vereplasma oli küllastunud hapnikuga. See tähendaks, et kõik need teie ajurakud säiliksid. Iga inimene oli supergeenius. Pole ka ime. Kuulates tähtede muusikat, lõid nad oma muusika. Pole ime, et inimene enne noaaegset veeuputust oskas ilma igasuguse ettevalmistuseta teha suuri ja väikeseid muusikainstrumente. Sõrmpille, harfe, orelisarnaseid pille. Inimene oma pärilike võimete täiuses suutis teha kõike, mida tahtis. Ja piibel kinnitab seda. Neis tingimustes võis ta väsimata joosta 340 kilomeetrit tänu oma suurele kopsumahule. Pöördume taas aju juurde. Kui te oleksite sündinud 200 miljardi terve ajurakuga,
Kas see tähendaks, et kuna teil praegustel tingimustel jätkuks ajumahtu 12 miljoniks aastaks, siis eelpool nimetatud tingimustel oleks vaja 24 miljonit aastat? Ei. Tuletage meelde, et igal alles jäänud ajurakul on keskmiselt 50 000 närviühendust teiste ajurakkudega. Siin tuleb mängu ka ajategur, mistõttu me peame 12 miljonit aastat korrutama 100 miljardiga ja siis 50 000-ga. See teeb 10 miljardit kvadriljonit aastat. See on enam kui miljard korda rohkem, kui kõige agaramad evolutsionistid pakuvad tähtede kogu eluea pikkuseks. See tähendab, et inimene võiks elada kauem kui kogu nähtav universum. See tähendab, et inimene võiks jätkata uue informatsiooni töötlemist, säilitamist, mõtisklemist ja seostamist kauem, kui nähtav universum on määratud olema. Kuid mis veelgi parem, neuroloogid teavad praegu, et informatsioon ei säili ainult rakkudes, vaid ka molekulides, aatomites ja aatomisisestes osakestes. See tähendab, et inimene on loodud mõtlema, reageerima ja kuuletuma oma loojale igavesti ja igavesti ja igavesti. Kui te hindate seda infot, tänage kõigepealt oma loojat. Tema on teid loonud. Te olete loodud erakordseks, ehitatud suurepäraseks. Ja miks ka mitte kirjutada Life TV-le? Tänada neid selle saate eest ja sellise saatesarja edastamise eest. Kirjutage Loomine 21. sajandil, postkast 24552, Tallinn 13602, Eesti. Kirjutage, et teile meeldivad need saated ja samas olge tänulikud ka Jumalale võime eest hinnata kõike, mida te tänases saates teada saite. Teenige teda. Palun toetage ka saate esitamist annetustega Life TV telekanalil. Saade on dubleeritud Life TV poolt 2003. aastal.